Tere tulemast Tartu Ülikooli Karra kolledžisse kõigile. Mis teid siia tõi? Huvi mille vastu? Tahate tulevikus siia õppima tulla? Ma kuulsin, et ühe mehel on isa siin käinud. Teie õpetaja Tauno on siin koolis käinud. Et ei saa ju välistada, et ise tahaks kodu lähedal koolis käia. Aga see võib olla ka lihtsalt uudisimu, et mis Pärnu linnas kõik leida on. Aga millest me rääkida võiks? Mis teid huvitab? Kas keegi ütleb, mis see teema võiks olla? Ma räägin siin, mul on hea teema. Ma käisin täna arsti juures ja tal on 12-aastane tütar. Ja mina küsisin selle arsti käest, selle ema käest, et mis teeb teie tütre õnnelikuks või mis segab tal õnnelik olemast, mis peab nihu minema, et halb oleks olla. Ja siis ema ütles, et esimene asi on kõige tähtsam, et oleks mingi sõpruskond. Et saad mõnedega hästi läbi, kuulud sinna, oled oma inimene, võid alati usaldada, rääkida, et see on kõige tähtsam selles vanuses, seal 10 ja 13, et hiljem juba hakkavad võib-olla need eripärad välja lööma. Aga selles vanuses tahaks olla ühtemoodi sarnane, mitte liiga palju eristada. Et see oli tema jaoks esimene asi. No ma küsisingi, et millal siis 12-aastane noordaam õnnelik on. Esimene tingimus. Ma tahan olla ühe grupi liige, kus mina usaldan, kus mind usaldatakse. Ja teiseks tuli jutuks ikkagi see, et igaüks tahab, et turvaline oleks olla. Et kuskilt küljest kalal ei tungita, haiget ei tehta, ei mõnitata, ei alandata, ei irvitata. Teie vanuses võiks selle teema nimi olla koolikiusamine, aga ega see ei ole ainult kooliga seotud. Kiusamist ja pahasoovlikust esineb vist kõikides vanustes, ka lasteaias, isegi enne lasteaeda. Ma ei hakka siin teiega praegu uuringut tegema ja küsima, kas te olete ka lähedalt oma koolis seda koolikiusamist näinud, et kus või teistsuguseid inimesi narritakse ja nende elu põrguks tehakse. Eelmisel aastal Eestis 10 noort inimest tegi enesetapu. 10. Varem on see number väiksem olnud, aga nüüd kasvab. Et päris jube, kui keegi on nii üksi jäetud, et pole kusagilt abi ja tuge otsida, pole kellega rääkida. Ja see oligi kolmas asi, mida see ema ütles, et peab olema, keda usaldada. Mitte, et sa kohe tormad ja räägid ära nagu midagi on, aga sa tead, alati võid minna, sind kuulatakse, ollakse valmis. Et niisugune toetus on alati olemas. See võib olla kodu, no kodu kindlasti, aga see võib olla ka treener, nagu siin Tauno, või sporditreener, keegi sugulane, vanaema, vanaisa. Peab olema koht, kellele rääkida. Muidugi, need täiesti elementaarsed asjad, kui teie õpetaja siin koolis käis, siis oli meil üks niisugune asi nagu sissejuhatus sotsiaaltöösse. Ja siis ma rääkisin talle ja tema kursusekaaslastele, et on olemas Maslow püramiid. Ehk mida on inimesel vaja, et õnnelik olla. Ja seal esimene tingimus oli, et kõht peab täis olema. Juua peab saama, soe peab olema, katus peab pea kohal olema. See oli esimene tingimus. Ja see kehtib igas vanuses inimeste kohta. Muidu sured ära lihtsalt. Terve peab saama olla. Et see oli kõige esimene tingimus. Aga teine tingimus oligi see, et hirmu ei tohi olla, et minuga midagi juhtub. Et turvaline peab olema olla. Mingi kaitstuse tunne. Ja see on tavaliselt omade keskel. Kool toetab, kodu toetab. Pernova keskus toetab, et seal on julge olla. Ja iga inimene tahab olla ka, et on armastatud. Eestlased eriti seda vist välja ei näita. Ega keegi ei ütle eriti kellelegi, et ma armastan sind. No kui välja jätta juba armumine ja niimoodi suureks saamine, perekonna loomine. Aga
aga et niimoodi aeg-ajalt üksteisele öeldakse. No hiljuti oli isadepäev. Mul on 3 tütart ja siis kõik 3 tütart, kes lähedal olid, need kalistasid ja ütlesid, ma armastan sind, isa. Et päris tore oli kuulda. Kas teie mõnikord ütlete kodus oma pere täiskasvanud inimestele, kes tööl käivad, palka teenivad, teile taskuraha annavad, teile tehnikat ostavad, söögi lauale panevad, pesu pesevad. Kas te mõnikord ütlete nendele, et ma armastan sind? See teeks nad õnnelikuks. Püüdke mõnikord vaadata, kui hästi see mõjub. Nad võib-olla ei oska oodatagi eriti seda noormeste poolt, et see on nagu rohkem niisugune õrnutsemine on noorte daamide ja tütarlaste asi, aga tegelikult, kui te ütlete kodus või vanaema, vanaisa pool maal olles kuhugi midagi taolist, et tore, et sa olemas oled. Kui armastus on liiga tugev sõna teie jaoks, siis võiks lihtsalt öelda, et mul on hea meel, et sa olemas oled. Ja seda tahaks igaüks kuulda tegelikult. See annab kohe elule mõtte. Ja see ongi tegelikult, see teebki suure inimese õnnelikuks. Et elu on läinud asja, et teie olete olemas ja te oskate sellest tänulik olla. Mis seal siis veel oli? Järgmine tingimus selle sama armastuse järele. Et kuhugi kuuluda, sellest oli juba juttu, see on väga tähtis, aga siis tuli edasi. Järgmisena oli tunnustus. Vaat õigus mäletada oma. Järgmine asi oli tunnustus, et igaüks tahab aeg-ajalt teada saada, et ta teeb õigeid asju, elab õiget elu, on millegi korda saatnud. See on nii tähtis, mitte ainult teie vanuses, minu vanuses ka, aga mina tahan aeg-ajalt kuulda, et ma teen õiget asja. Ja istasin siis nüüd niimoodi. Ma panin märina peale ja pannud vaikselt. Mu vend helistas mulle. See on ka tähtis. Et ma ei ole üksi siin. Ma loodan, et teil on ka nooremaid või vanemaid õdesid vendi. Et meid on mitu, kes seda elu jätkavad. Nii see elu on. Ma ei tea, kas see tunnustuse saamine, see on niisugune oluline teema. Kõik me tahame, isegi eestlased, niisugune vaosoitud rahvas, luterlased. Ka meie tahame saada teada, kas me liigume õiges suunas, käitume õieti, teeme õigeid asju. Nii et ma ei hakka teie hinnet järele küsima, aga tegelikult võiks mõnikord kiita saada siis ka, kui hinne on 3 või 4, et peaasi midagi on hästi läinud, ära tehtud. Ma olin ju ka pikalt kooliõpetaja, koolidirektor isegi. Ja ma olin matemaatikaõpetaja ja ma nägin, et meie klassis ei läinud matemaatika kõikidel hästi. Mõned kiiremad taipasid ja rutem said tehtud, teised olid aeglase mõtlemisega, häbelikud, võjedad, nagu nüüd öeldakse. Nendel ei läinud nii kiiresti ja nad said oma 3 kätte, aga nad sellest vist kiita ei saanud. Ja siis mina koolidirektorina ostsin õhupüssid ja me hakkasime treenima koolimaja koridoris, püssi laskmist. Ja siis me hakkasime koos võistlustel käima nende aeglasematega. Ja sealt nad said häid tulemusi ja siis kooli kogunemisel hakkasimegi neid diplomid neile kätte anda ja siis nad said teiste eest kiita, et nad olid tublid püssilaskurid. Mitte nii tublid matemaatikas, aga tublid püssilaskurid ja pole ju vahet. Tähtis on, et sa millegagi hakkama saad. Et selles mõttes on ikka vist päris tähtis, et käite selles ringis. Siin on võimalik mingeid oskusi omandada, mis võib teile kasuks tulla, kas päris niimoodi palgatööna või ka lihtsalt, et ma oskan seda teha, mida päris igaüks ei oska. Nii et te mõnes mõttes valmistate ette oma tulevikku selles mõttes, et õpin ära asja, millest võib tunnustust saada. No ja kõige viimane asi selles Maslow püramiidis, mida iga inimene vajab, midagi oma elus korda saata. See kõlab küll niimoodi, nagu peaksid olema mingi kirjaniku, helilooja või mingi sportlane nagu Anett Kontaveit. Jõudis, eks ole, ju praegu poolfinaali seal Mehhikos.
aga millegagi hakkama saamine, see on ka igapäevase elu elamine. Ma usun näiteks teie oletegi oma vanemate kordamineku ja eneseteostus. See, et te käite, et teil on huvid ja hobid, see võib neid õnnelikuks teha küll. Et elu ei ole mitte tühja läinud, et meil on toredad pojad, teie veekesi, oletegi need toredad pojad. Et selles mõttes see, et olemas olete, õpite, püüate millegi poole, teeb kedagi õnnelikuks. Mitte õnned emad, isad, vanemad, vanesad võivad ka selle üle rõõmu tunda. Et niisama lihtsad asjad, mida on vaja selleks tunda, et õnnelik olla. Muidugi võib asja vaadata teisest küljest, mis see on, mis selle õnnetunde ära võib võtta, ära rikkuda. Kui turvalisus on tähtis, siis niisama tähtis on see, mis seda kaitstuse tunnet ohustab. Ma küll väga loodan, et teie oma klassides koolikiusamist ei märka, et seda ei ole. Ma väga loodan. Aga reaalsus on muidugi niisugune, et aeg-ajalt ikkagi juhtub, et keegi, kes on teistmoodi, seda narritakse, togitakse, temaga ei suhelda, tema üle naerdakse. Ja ma kujutan küll ette, ma ei tahaks minna kooli, ükskõik, kas see on 5. klass, 7., 10., 1. klass, kui ma tean, et sealt hakatakse mind jälle narrima. Ma hakkaksin otsima võimalusi koju jääda, mitte minna kooli, mitte kogeda seda alandamist ja väljanaärmist. Ma muidugi väga loodan, et teie klassides on, et te astute nõrgemate kaitseks välja. Kui kedagi väga naerdakse, ta on teistmoodi, näeb välja, käitub, räägib, on teistmoodi. Ja kuigi tema üle naerma hakatakse, te siis tema poole lähete. Kaitsete teda. Olete selles mõttes tuge pakkumas. Ja see võiks ka õnnelikuks teha seda, keda kaitstakse, aga teid ka. Et ma saan millegi niisuguse hakkama, mis on ilus, mis näeb hea välja, mis kõlab hästi. Nii et kaitsta nõrgemalt. See võiks olla üks, mis annab hea tunde, et elul on mõte. No üks, mis seda õnnetunnet võib ära rikkuda, on pinged. Ühiskonnas on praegu palju pingeid sellesama vaktsineerimise teemadel, aga neid pingeid võib olla ka suguvõsas, kodus, koolis. Tajud, et asjad ei laabu, et inimesed on nagu barrikaadidel valmis üksteisega sõdima, vastu hakkama, õiendama, vihastama, tegetsema. See on see, mis võib ka seda õnnetunnet rikkuda. Ma loodan, et teie seda tigetsemist veel eriti ei taju, mis selle vaktsineerimise ümber praegu toimub ja käib, aga võib-olla tajute ka, sest ega see ei ole ainult mingi niisugune umbmäärane teema. Seda juhtub ka peredes ja perekondades ja kodudes. Ühed on vaktsineerimise poolt, teised on vastu ja siis võib seal päris ägedaks minna. Võidakse uksi paugutada, ära minna, jutud ära lõpetada. Et see on päris suur ülesanne meile kõikidele praegu, kuidas hoida suhteid elus alles ja mitte mingi selle totaka tigetsemise pärast ära rikkuda head läbisaamist oma jaoks oluliste inimestega. Mis veel võiks aidata? No seesama, see kõige selles Maslow püramiidi tipus, et mingi eneseteostus. Seda saab päris noored üles hakata imitama. Ma kujutan ette, et see oskus, mida te praegu siin saate, see aitab teil tulevikus äkki filmi teha. Aitab teil elu mõtet leida ja kedagi teist õnnelikuks teha. Nii et ka hea haridus ja annab enesekindlust, ma saan hakkama. Mis veel enesekindlust annab, kui elus on mingitest jamadest jagu saadud?
ja sealt niimoodi ikkagi võitjana välja tuldud. Päris niimoodi elada ei ole võimalik, et üldse midagi juhtub, et üldse mingeid jamasid pole. Juhtub täiesti kindlasti. Aga et sealt ikkagi võitjana välja tulla, kosuda, hakkama saada, see on äärmiselt oluline. See kogemus annab terveks eluks sellise tugeva tunde, et ma saan hakkama. Need, kes kasvavad nii-öelda sulgpatjade sees, kes on hoitud ja lõpuks astuvad niimoodi päris ellu, nad võivad seal väga, väga haiget saada ja päris hätta jääda. Nii et selles mõttes, kui natuke raske on, võib ju tunduda, et saatus nöögib, aga tegelikult saatus annab teile võimaluse karastada. Nii et ma soovin, et te oskaksite ära tunda seda sama elu, mis teid õnnelikuks teeb. Ja ma soovin veel rohkem seda, et te oma lähedastele inimestele annaksite mõista, et nad tähtsad ja olulised on. Tehke kedagi õnnelikuks. Aitäh!